Nii, ja tere tulemast tagasi. Meil on siin väike värskendus ja jalasirjutus tehtud ning läheme siis oma tänase visioonikonverentsiga edasi. Järgmine ettekanne tuleb USA-st, Washingtoni osariigist ja mitte siis nüüd segi ajada Washingtoni linnaga, et osariik on teisel kaldal Kanada lähedal. Aga kuulame siis, mida Laura teeb, kuidas ta üldse rukkiaretuseni USAs on jõudnud ja mida seal aretuse puhul oluliseks peetakse. Minu nimi on Laura Valli. Tervitused kõigile konverentsi külastajatele. Ja mul on väga kahju, et teiega täna otse-eetris ühineda ei saanud. Põhjuseks on mulle ebasoodne ajavahe. Ehk siis ma asun hetkel Ameerika Ühendriikide läänerannikul Washington osariigis ja Eestist oleme siin 10 tundi ajast maas. Aitäh Andre Vestkõele kutse eest esineda ja võimaluse eest see ettekanne salvestada. Ma loodan paljudega teist millalgi ka näost näkku kohtuda. Minu ettekande tänaseks teemaks on teraviljade väärindamine ja täpsemalt siis rõhuasetusega rukkil ehk alapealkirjaks on rukki perspektiiv USAst uurituna. Ma olen 3. aasta doktorant Washington State University Bread Labis ja tõepoolest minu uurimistöö keskmes on rukkis ja ma vaatlen seda kõikvõimalike erinevate nurkade alt. Kuulajal võib esimesena tekkida küsimus, miks Washington State University Bread Lab? Võib-olla enne seda üldse millega tegemist on, mis on see Bread Lab? Eesti keeli, emakeeli, siis saia või leivalabor. Washington State University Bread Lab on teadusüksus Washingtoni osariigi loodaja osas. Me oleme tunniajase autosõidu kaugusel nii lõuna pool asuvast Seattle'ist kui põhja pool asuvast Kanada piirist. Ja me oleme osa Washington State University'st ehk ülikooli peahoone ja peamised õppehooned on kõik osariigi idaosas Pullmanis ja tegemist on Land Grant University'ga, mille uurimise rõhuasetus on kõigil põllumajandusega seotud teemadel. Minu juhendaja on Dr. Stephen Jones, kes ise on geneetiku taustaga ja ta armastab ütelda, et we are breeders who bake. Ehk siis meie puhul on tegu viljaaretajatega, kes veedavad omajagu aega ahju ees leiba ja saia küpsetades. Meie töö fookuses on aretatava viljasortide geneetiline mitmekesisus, ehk siis me ei soovi mitte niivõrd luua uusi sorte, mis oleks geneetiliselt väga kitsalt defineeritud, vaid vastupidi, me tahame, et seal oleks nii palju mitmekesisust kui võimalik, et neil sortidel oleks potentsiaal hästi kasvada väga erinevates piirkondades ja väga erinevates tingimustes. Sest nagu viimased aastad on näidanud, ilm erinevatel aastatel on väga-väga erinev. Me pöörame tähelepanu nende sortide saagikusele, haiguskindlusele ning loomulikult ka maitseomadustele ja toiteväärtusele. Ja maitsest hoolimine on just see põhjus, miks meil laboris on nii palju erinevaid saia ja leiva tegemisvahendeid ja ka suuri küpsetusahjusid. Minu juhendaja Dr. Jones meenutab ikka aeg-ajalt oma tudengipõlve ja doktorantuuri aastaid, mis ta veetis peaasjalikult laboris mikroskoobidega. Ja tema sooviks on, et tema õpilaste ülikooli kogemus oleks sellest erinev, teistsugune ja et neil oleks väga palju võimalik teha just praktilist tööd, sellist hands-on, mis oleks seotud inimeste igapäevaeluga ja et me muudaks kuidagi oma kogukonna liikmete elu paremaks. Meie laboris tõepoolest ükski päev ei ole eelmisega sarnane. Meil on väga palju erinevaid tegevusi, millega me alati haaratud oleme. Labori osadeks on katsepõllud, mis eelmisest aastast alates on 100% mahedad.
Meil on mitu kasvuhoonet, kus on toimumas eksperimendid aastaringselt ja ka sordiaretus. Laboris endas on suur kiviveski, kus me oma katsepõldudelt saadud teravilju jahuks jahvatame, suured tainesegamismasinad ja ka 5 küpsetusahju, kus me neist teraviljasortidest erinevaid küpsetisi valmistame. Hetkel on laboris oma doktorikraadi suunas töötamas 4 inimest. Neist 1 on eestlane, 1 itaallane ja 2 ameeriklast. Teemad on üsna erinevad. Nagu eelnevalt mainitud, mina keskendun rukkile. Minu itaallasest kolleeg tegeleb erinevat värvi nisusortidega ja perennial nisudega. Minu kolleeg Lõuna-Californiast, Mary, on toitumisteadlase taustaga, tegelenud varasemalt olümpiakoondise liikmete toitumisalase nõustamisega ning aidanud toitumishäiretega patsiente. Ning teine Lõuna-Californiast pärit kaasdoktorant Louis on pagariäri omanik, kes nüüd laboris aretab odrasorte, mis oleks just sobivad siin piirkonnas kasvatamiseks ja millest saaks kõige maitsvamaid viskisid toota. Ja nagu eelnevalt mainitud, siis meid kõiki juhendab doktor Stephen Jones. Siin väike visuaalne ülevaade sellest, millega meie labor aastaringselt tegeleb. Aasta algab kas sügisel või kevadel, sõltuvalt perspektiivist ja sellest, mis parasjagu kellegi töö fookuses on, aga külviga põldudel. Ja mina tegelen nii tali kui kevadrukkiga, nii et olen põllul vilja külvamas nii sügisel kui kevadel. Kui vili külvatud, siis on põllule sagedasti asja, et jälgida, kuidas erinevad sordid erinevatele keskkonnatingimustele reageerivad. Kui tihti külastavad põlde rändlinnud, keda siin talviperioodil meil palju on, kuidas mõjutavad taimede kasvamist suured vihmasajud, mis samuti siinsetele talvedele väga omased on. Ja kuidas läheb taimedel siis, kui neid näpistab öökülm. Juuli lõpus, augusti alguses on meil tavaliselt kõige kiirem periood, sellepärast et siis on tegemist viljakoristusega ja kõik tudengid on sellesse alati kaasatud. Ja oma uurimisobjekt tuleb igaühel ise põllult kotti saada. Meil on laboris üsna eeskujulik seemnepank. Rukkist on seal hetkeseisuga veel vähe võitu, circa 50 erinevat sordi nime, aga nisu puhul ulatub see arv tuhandetesse. Ja hooaja väliselt või siis aastaringselt teeme tööd kasvuhoonetes samuti, et ühest aastast võimalikult maksimumi välja pigistada ja võimalikult palju taime kasvuperioode sellesse ühte aastanumbrisse mahutada. Järgmine küsimus, mis kuulajal tekkida võib, on see, et miks peaks üks eestlane Ameerika Ühendriikides rukkiga tegelema. No, põhipõhjus on see, et ma olen Eestist. Kui ma siia USA-sse 2019. aasta jaanuarikuus jõudsin ja esimest korda pikemalt oma juhendajaga vestlesin, siis ta üsna lakooniliselt teatas mulle, et ta usub, et mina peaksin uurima rukkist, sellepärast et ma olen Eestist ja ma sellele ettepanekule vastu ei vaielnud, vaid noogutasin heaks kiitvalt. Mul endal põllumajanduslik taust puudub. Ma käisin keskkoolis Tartus Hugo Trehneri gümnaasiumis loodusharus, sealt edasi 3 aastat õppisin Cambridge ülikoolis sotsiaalantropoloogiat. Siis olin kodulinnas Tartus tegev kohvikus, Karlova kohvis nimelt. Ja nüüd siis on elutee mind toonud Ameerika Ühendriikidesse siin ühe pätsi kaupa rukkirevolutsiooni tegemas, nagu ma ise aeg-ajalt naljatlemisi öelda armastan. Rukkis nimelt on Ameerika Ühendriikides hetkeseisuga täiesti marginaalne teravili.
sellest teatakse, aga teda väga ei armastata ja teda väga palju ei kasvatata. Ajalooliselt pole see alati nõnda olnud, vaid rukkil on olnud siin USAs paremaid aegu. Siis kui Ühendriigid loodi, siis oli rukki kasvupind tunduvalt suurem ja Ameerika Ühendriikide esimesed presidendid olid tegelikult üsna agarad rukkikasvatajad, sellepärast et nemad kasutasid rukkiseemet viski valmistamiseks. Ja ka 20. sajandi esimesel poolel oli rukkis näiteks California osariigis maa poolest üsna palju, siis küll kasutati seda kõige rohkem cover cropina ehk siis kasvatati, aga mitte saagi koristamiseks, vaid mulla omaduste parandamiseks ja erosiooni vältimiseks. Hetkeseisuga, aga näiteks siin Washingtoni osariigis on rukkis klassifitseeritud noxious weediks ehk siis suurema osa põllupidajate arvates on tegu kahjuliku umbrohuga, mida tuleb iga hinna eest vältida. Üheks põhjuseks on see, et Washingtoni osariik on Ühendriikide peamine nisuseemne kasvataja ja ka nisuseemne eksportija Aasia riikidesse ja antud turustandardid eelistavad või lausa nõuavad väga sordipuhast seemet ja ka sordipuhast kaupa ja rukkis teatavasti armastab jääda kasvama sinna, kus ta kord kasvanud on ja temast järgmistel hooaegadel on üsna raske nende lahti saada. Ja seepärast põllupidajad siin rukkist eriti ei kasvata. Ja lisaks on rukkil üsna ebasoodsad assotsiatsioonid. Ehk siis endiselt räägitakse tungalterast, seenhaigusest, mis rukkist ajalooliselt tõepoolest himbutanud on ja mida põllupidajad endiselt pelgavad, sellepärast et ehkki nüüd on küll olemas masinad, mis võimaldavad tungaltera või selle seenekogumi siis tegelikust rukkiseemnest eraldada, siis sellegipoolest tähendab tungaltera levik saagikuse langust. Ja teine põhjus, miks rukkis ülemäära populaarne pole, on see, et kui siin öelda sõna rukkileib, siis inimestele meenub sageli köömne maitse ja arvatakse, et rukkis maitseb kui köömned ja millegipärast ameeriklased köömneid eriti armasta, seepärast nad väidavad, et nad ka rukkist valmistatud tooteid väga osta ei taha, sellepärast et neile see maitse on lihtsalt vastukarva. Aga nagu öeldud, siis mina olen optimistlik ja loodan, et rukkis on ka siin riigis ja siin kontinendil peagi populaarsemaks muutumas. Siin väike ajalooline tagasivaade. Siin on üks reklaamikampaania Ameerika Ühendriikidest 1970-ndatest ja 80-ndatest. Ja siin selle postriga promotakse siis juudi rukkileiba. Ma ennist mainisin, et ameeriklased seostuvad rukkist kõige enam köömnemaitsega, aga kui rukkileivast täpsemalt rääkida, siis suurem osa ameeriklasi arvab, et on peamiselt 2 liiki rukkileiba olemas. Üks on see selline, nimetaks seda rukkisaiaks pigem, hea võileibade valmistamiseks ja seotud väga tugevasti juudi toidutraditsiooniga ja New Yorgi juutide delikatesspoodides sageli sellist rukkisaia müüdi ja inglise keeles siis Jewish Daily Rye. Ja siin 70-80-ndatel seda rukkisaia väga promoti või üritati seda muuta ka laiemale publikumile meeldivamaks ja atraktiivsemaks, et ta ei oleks ainult juutide nii-öelda nišitoode. Aga kui siin lähemalt vaadata selle postri kaudu reklaamitud rukkisaia koostist, siis me näeme, et rukkis ka siin on üsna marginaalne või rukkijahu siis täpsemalt. Ameerika Ühendriikides valdavalt kasutatakse rafineeritud ehk siis valget nisujahu, nisupüüli,
mis on rikastatud erinevate vitamiinide ja mineraalainetega. See on ka selle rukkisaia peamine koostisosa. Natukene on siia pandud rukkijahu. Kui retsepti uurida, siis rukkis enamasti tegelikult on juuretise koostises. Ja lisaks on siin selles rukkisaias veel eraldi gluteeni ehk kleepvalku lisatud, et parandada selle saia küpsemis- ja kerkimisomadusi. Erinevaid õlisid on siin suhkrut ja loomulikult siis maitseandjaid ja kergitada siin pärmiga. Ja siis väga tavaline on USA saiades loomulikult ka erinevate säilitusainete olemasolu ja erinevate taineparandajate ja erinevad taineparandajad on ka sageli koostisosade loetelus olemas. Ehk siis meie mõistes rukkileivast on asi väga kaugel. Ja teist tüüpi rukkileib, mida ameeriklased teavad, on selline hästi tihke. Tavaliselt öeldakse ka Scandinavian või German style bread ehk siis Norra või kõigi Skandinaavia maade või Saksa küpsetustraditsioone järgides valmistatud rukkileib, mis on selline õhukeste viiludena tarbitav ja sageli leiab teda tervisepoodidest vaakumpakendatult ja Saksamaalt impordituna. Nüüd aga täpsemalt minu tänase teema juurde ehk siis mis on meie teraviljades väärtuslikum või mida nende väärtustamine siis endast kujutab. Kõigepealt põgusalt teraviljade tähtsusest põllukultuurina. Nagu ma rukki puhul juba eelnevalt mainisin, siis rukkist, aga ka teisi teravilju kasutatakse cover cropina ehk siis kattetaimena, mis võimaldab vältida mulla ärauhtumist ja säilitada mullas niiskust. Ehk siis kattetaimede abil välditakse seda, et aasta jooksul oleks mingi periood, kus mullas või seal põllul miskit ei kasva. Teine oluline teraviljade roll on nende funktsioon viljavahelduses, ehk siis nad on üks paljudest sortidest, mida kasvatatakse erinevate aastate lõikes põldudel. Ja see aitab umbrohutõrje osas, aitab peatada haigustsükleid, toimib loodusliku kahjuritõrjena ning samuti aitab reguleerida mulla lämmastiku sisaldust. Ja loomulikult on teraviljade puhul tegemist äärmiselt oluliste toidutaimedena, eriti ajaloolises mõttes, aga ka tänapäeval. Ja miks see nõnda on? Sellepärast, et teraviljad on üsna vähenõudlikud oma kasvutingimuste suhtes. Nad on energiarikkad, viljaseemet on hõlpus hoiustada, seda on lihtne transportida ja inimestele ilmselt ajaloolise järjepidevuse tulemusena meeldivad erinevad teraviljatooted, leib ja sai ja kõik muu sinna juurde kuulub. Ehk siis me armastame liigina teraviljade maitse ja küpsetamisomadusi. Ja kui nüüd keskenduda teraviljade rollile toidulaual, siis kõik teraviljatooted on kindlasti osa täisväärtuslikust toitumisest. Ja siinkohal ma tahaks rõhutada, et just täisteraviljatoodetest on juttu. Sellepärast, et kui miskit on sellest jahust välja sõelutud, tegemist on püüliga või siis osaliselt sõelutud jahuga, siis me märkimisväärse osa neist kasulikest komponentidest tegelikult kaotame. Ja tegemist on lihtsalt valge jahu puhul või püüli puhul siis toiduainega, mis annab ohtralt energiat, aga mitte niivõrd palju muid kasulikke vajalikke toitaineid. Aga täisteravormis teraviljades on palju kiudaineid, need on küllaltki vitamiinirikkad, eriti palju on teraviljas B-grupi vitamiine. Neis on omajagu mineraalaineid, antioksidante, erinevaid fütokemikaale ja ka asendamatuid aminohappeid. Mitte küll kõiki inimorganismi tegevuseks hädavajalikke aminohappeid, aga päris mitmed neist. Ja kui tarbida koos
erinevaid teraviljatooteid ja tatart ja või erinevaid kaunviljalisi, siis tegelikult inimkeha saab kõik oma toimimiseks vajalikud asendamatud aminohapped kätte ja loomseid produkte aminohappete mõttes tegelikult need tegelikult hädatarvilikud ei ole. Aga toitumise osas hetke probleemideks on just lääne ühiskonnas rafineeritud teraviljatoodete suur osakaal ja seda nii poes pakutavates toodetes kui ka kodustes küpsetistes, sellepärast et USA-s kindlasti ja mulle tundub, et ka Eestis kodutarbija siiski sageli hoiab kodus sahvris just püül, olgu selleks siis nisu või rukkipüül ja täisterajahudest küpsetatakse vähem või siis need lisatakse nisupüüli sekka, aga ainult täisterajahudega küpsetavad vähesed. Ja lisaks sellele, see ma loodan on natuke möödunud trend ehk juba, aga siiski tänaseni teataval osal elanikkonnast on selline pisuke eelarvamus või suisa hirm gluteeni ees. Olgu see siis seotud kaalutõusuga või siis erinevate seedeprobleemidega. Ja seepärast on toitumisnõustajaid, kes soovitavad inimestel teraviljatooted menüüst või oma toitumissedelilt täielikult välistada. Aga see on üsna kahjulik nõuanne, sellepärast et nagu eespool mainitud, siis täisteraviljade puhul on tegemist väga väärtuslike toiduainetega. Siin väike väljavõte ühest teadusajakirja artiklist, kus keskendutakse täisteraviljade kasulikele omadustele ja seda siis just meditsiinilisest perspektiivist. Ehk siis loetletakse erinevaid haigusi, mille esinemissagedust täisteraviljatoodete regulaarne tarbimine vähendab. See on siis erinevad südame-veresoonkonna haigused, teist tüüpi diabeet, rasvumine ja ka mõned vähivormid. Ja täisteraviljatoodete sage tarbimine aitab kontrollida toiduisu, reguleerib veresuhkrutaset, parandab soolestiku mikrofloorat ja lisaks veel muid kasulikke omadusi, kasulikke tulemeid, mis siis täisteraviljatoodete tarbimisel on. 2019. aastal, ehk siis täpselt sel aastal, kui mina USA-sse jõudsin, ilmus The Global Burden of Disease Study 2017. aasta kohta siis peamiselt, kus siis uuriti, millised surmad tol aastal olid seotud elustiili valikutega. Ja loomulikult meie toiduvalikutel on väga oluline osa selles, kui terved me oleme. Ja üks esikolmikusse mahtunud liigvaraste surmade põhjustaja ja ka üleüldise elukvaliteedi halvendaja on täisteraviljatoodete ebapiisav tarbimine. Ehk siis kiudaineid ei saada piisavalt. Ja 2017. aastal seoti seda siis 3 miljoni surmajuhuga. Nüüd natukene sellest piirkonnast, kust mina hetkel olen ja kuidas siin on teravilju hakatud aja jooksul rohkem väärtustama ja neist rohkem lugu pidama. Me tuleb tunnistada ja kohalikud nõustuvad, et suuresti on selle eduloo taga just The Bread Lab, kus mina hetkel doktorandina tegutsen. Ja võib öelda lausa, et ainuisikuliselt minu juhendaja Dr. Stephen Jones, kes on väga palju ära teinud just selle nimel, et teravilju siin kandis rohkem kasvatataks ja et rohkem teravilju ka otseselt inimeste toidulauale siin jõuaks ja et talunikud nende teraviljade kasvatamisest rahalist tulu saaksid. The Bread Lab asub Skagit Valley's, mis on siis Skagiti jõe org. Ja siin on circa 37 000 hektarit viljakat põllumaad ja siin kasutatakse enam kui 90 erinevat põllukultuuri. Ja kui minu juhendaja 2011. aastal siia jõudis,
siis ükski teravili kindlasti nende esimese 50 seas ei olnud teraviljad ka esimese 80 hulgas. Ja teravilju toona nähti peamiselt kui vältimatu, aga mitte eriti väärtusliku osana siinsest põllumajandustsüklist, põllumajandusrežiimist. Aga oli kõik, mis oli vaja, oli tegelikult perspektiivi muutmine, et näha, mida head tegelikult teraviljade kasvatamine endast kätkeb ja turu ettevalmistamine või siis tegelikult ka turu loomine, et leida neid võimalusi, kuidas siin kasvatada teravilju turustada, mida neist teha. Minu juhendaja, Dr. Stephen Jones, armastab ütelda, et we do not need to add value, but we need to work on not losing it and we need to keep it where it was created. Ehk siis meil ei ole vaja väärtust kuhugi lisada või juurde panna või meil ei ole vaja midagi väärindada, vaid tähtis on keskenduda sellele, et me olemasolevat väärtust ei kaotaks ja et me hoiaks seda seal, kus see väärtus loodi. Ehk siis konkreetselt teraviljade puhul, et kui need teraviljad, kui see vili on siin kasvatatud, siis me ka kasutame seda vilja siin ja kindlustame selle, et võimalikult suur osa kohalikust elanikkonnast ka omaks ligipääsu nendele teraviljatoodetele, olgu see siis mis kujul tahes. Ja praeguse hetke seisuga võib kindlalt öelda, et siin Skagit Valley's on loodud vajalik teravilja taristu, ehk siis meil on mitu veskit, mille toodangut ka kohalikud elanikud saavad osta. Koroonaepideemia kõrghetkel, kui poeriiulid olid jahust tühjaks ostetud ja siis siinsed kohalikud veskid suutsid tarbijatele pakkuda endiselt kaupa ja meie kohe labori naabruses olevas veskis käisid kliendid laupäeviti ostmas jahu 25-kiloste kottidega ja autode järjekord oli peaaegu kilomeetri pikkune. Lisaks on siin paar pagarjäri, on oma linnase tehas, mitu pruulikoda ja ka viskitööstus. Ja nüüdseks on põllupidajad täiesti kindlasti huvitatud teraviljade kasvatamisest ja nad on tunduvalt teadlikumad nendest sortidest, mis siin saada on ja mis kohalikel oludel on väga sobivad. Ja selles osas jällegi on see labor, kus ma hetkel olen väga palju ära teinud ja just need siin arendatud sordid ka talunikele kättesaadavaks teinud. Nüüd võrdlevalt, milline on hetke olukord Eestis. Ma pean tõdema, et mina ise olen kodumaalt ära olnud praeguseks pea 3 aastat. Nii et ma arvan, et on suurem osa teisi konverentsi külastajaid on kohalike oludega tunduvalt enam kursis, kui mina olen. Aga lihtsalt mõned mõtted ja mõned tähelepanekud siit kaugelt maakera teiselt poolelt. Statistikaameti andmetel moodustas eelmise aasta teraviljasaagist nisu 52%, oder 34%, kaer oli 3. kohal ja rukkis 4. ja 3. ja 4. kohale platseeruva kaera ja rukki saaki ei olnud isegi protsentuaalselt ära märgitud. Ma arvan, et rukki protsent ilmselt seal 6-7 kandis oli. 2019. aasta ERR-i portaalist leidsin ma pealkirja Valge sai ja rukkileib taanduvad eestlaste toidulaualt. Ehk siis tundub, et rukkis põllukultuurina on suhteliselt marginaalne ja rukkileiba ka eestlased enam nii palju ei söö, kui nad millalgi sõid. Miks see on nõnda? Kui siin uudiseid jälgida kaugemalt, siis tundub, et eestlased saia söömist või leiva söömist otseselt ära lõpetanud ei ole, aga tundub, et juuretise leivale eelistatakse juuretise saia. Ikkagi see, et miskit sellist võõrast või kaugemat või miskit sellist, mida on raskem kätte saada, seda ihaletakse enam. Ja võib-olla natuke on seal ka sotsiaalmeedia mõju, kus erinevad toidublogijad välismaalt ja erinevad muude riikide pagarid jagavad oma ahetama panevaid fotosid suurte aukudega nisusaiadest, mis juuretise abil küpsetatud.
ja oma ehedat rukkileiba nii väga ei osata selle kõrval hinnata või ei nähta, kui suur on selle võlu. Ja selline isiklikust kogemusest, kui mina USA-sse tulin 2019. aastal, siis ma olin ka tegelikult väga huvitatud just sellest, et õppida küpsetama juuretise saia. Leib tundus selline talupoeglik ja võib-olla küpsetamise mõttes lihtne ja mitte nii suur väljakutse. Aga nüüd pärast 3 aastat, mis ma olen veetnud siin, siis ma tunnen, et tegelikult on asi üsna vastupidi ja kohalikud pagarid suhtuvad rukkisse ja rukkileiba sellise kerge kartusega lausa, ei teada täpselt, kuidas rukkijahuga kõige paremini toimida ja kuidas seda head rukkileiba küpsetada. Et siin peetakse hea rukkileiba valmistamist tegelikult tunduvalt keerukamaks kui hea juuretise saia tegemist. Niisiis ma arvan, et rukkileival on nii Eestis kui välismaal päris suur kasutamata turuosa. Kui mina Eesti rukkist räägin, siis loomulikult esimesena meenub alati Sangasti rukkis, mille kasvatamine minu teada Eestis ka riiklikult toetatud on. Ja seda rukkisorti teatakse ka USA-s, teatakse Kanadas ja mujalgi ja on pagarikodasid, kes just nimelt Sangasti rukkist kasutavad ja seda ka oma tarbijate hulgas reklaamivad või siis teevad sellist teavitustööd, et tegemist on eriti maitseküllase rukkisordiga. Ja siin minu võrdlevate küpsetamiste tulemusena samamoodi kõik testigrupis osalejad tegelikult on eelistanud Sangaste rukkist valminud juuretise baasil tehtud rukkileiba kõigile teistele leibadele, mis laual on olnud ja valmistatud siis teistest rukkisortidest. Ja kindlasti on Eestil potentsiaali ka rukki aretustöö osas. Oluline küsimus minu jaoks on, milline on Eesti rukkileib? Üks kõige tuntumaid rukkiküpsetusraamatuid, mille autor on Stanley Ginsberg. Temal on peatükid kõigile teistele Skandinaavia ja Ida-Euroopa riikidele, aga Eestit kusagil mainitud ei ole. Eesti rukkileivast ei räägita ja Eesti rukki küpsetamise traditsioonist samuti mitte. Et ma arvan, et see on miski, mille üle võiks natuke mõtteid mõlgutada ja mille vastu ka teiste riikide elanikel oleks suur huvi. Ja loomulikult ei pea see olema üht tüüpi rukkileib, vaid rukkileibu on tegelikult ju väga-väga erinevaid. Kui keegi mainib nisujahu, siis ei eeldata, et peaks mõttesse kerkima üks mingi konkreetne sai, vaid neid on ju palju erinevaid asju, mida me nisust teeme, nisust valmistame ja lisaks saiadele loomulikult ka palju erinevaid nii magusaid kui soolaseid küpsetisi, aga rukkise puhul kuidagi on ainult see USA-s siin parimal juhul 2 erinevat leiba, mis inimeste silme ette kangastuvad. Ja siis loomulikult ka, nagu ma mainisin, lihtsalt minna kaugemale sellest juuretise leivast ja mõelda, kuidas rukkist veel kasutada saab nii küpsetamises kui toidu valmistamises laiemalt. Ja 2019. aastast alates mina ise olen andnud endale lubaduse avalikult, sellel on tunnistajaid, et alati, kui ma kasutan jahu oma küpsetamistes või oma söögi valmistamistes, siis ma kasutan rukki ja nisu segu. Ehk siis 55, ja täpselt 50-50 on see suhtarv. Nii et võrdne kogus mõlemad kaalu järgi. Ja pean tõdema, et me seni ühtegi ebaõnnestumist pole olnud, kõik on väljendanud ääretult maitsev ja ka silmailu pakkuv. Et ei ole tegelikult asja, mida rukkijahuga teha ei saaks, kui rukkis ja nisu on omavahel segatud, sellepärast, et rukki ja nisu küpsetusomadused on erinevad, aga nad väga hästi tegelikult täiendavad üksteist ja mida rukkijahu lisab nendele pagaritoodetele, kus teda on kasutatud, ta pikendab nende toodete säilivusaega tavaliselt, sellepärast, et ta seob niiskust paremini
Ta lisab maitset, testijad tavaliselt ütlevad või nende toitude proovijad tõdevad, et pähklist maitset on sellist savory inglise keeles ehk siis mitte soolakat, aga just see, et on midagi enamat on selles küpsetises. Ja tekstuuri mõttes minu meelest lisab rukkis ka üsna palju rukkijahu siis. Ja loomulikult kõikvõimalikesse magusatesse toitudesse sobib rukkijahu, samuti kui valatult pannkoogid, vahvlid otse loomulikult, aga ka erinevad pirukad ained, keedutaigen, kõikjal on võimalik rukkijahu väga-väga edukalt lisada. Ja niisiis eelnevalt kokkuvõttes jällegi 2 erinevat valdkonda, kus me rukki väärtusest rääkida saame, on siis rukkis põllul ja rukkis toidulaual. Rukkis põllukultuurina on üsna vähenõudlik, selles mõttes sarnane kõigi teiste teraviljadega, aga veelgi vähenõudlikum kui teised teraviljad, ehk siis ta talub hästi nii külma kui põuda, sest rukkitaimel on ulatuslik juurestik ja rukkisel on allelopaatilised omadused, ehk siis kuna ajalooliselt on tegemist umbrohuga, siis rukkitaim tegelikult pärsib teiste umbrohtude kasvamist erinevate kemikaalide abil, mida taim siis oma juurestiku kaudu mulda vabastab. Ja toidulaual jällegi on kõik eelnevalt mainitud teraviljade kasulikud omadused, aga võimendatud kujul. Rukkist peetakse, ehk see on muidugi subjektiivne, aga peetakse pisut tervislikumaks veel kui nisu. Ehkki paljud neist teadusartiklitest kipuvad võrdlema nisupüüli täistera rukkijahuga, mis loomulikult ei ole mingit pidi võrdne võrdlus. Aga rukkis sisaldab nisust, räägin siis täistera rukkis või täistera rukkijahu versus täistera nisujahu. Rukkis on kiudaine rikkam, kui nisus on umbes 10% kiudaineid, siis rukkises suisa 15%. Rukkis ei põhjusta veresuhkru taseme suurt tõusu, seda kutsutakse rukkiefektiks. Ei olda päris kindlad, mis seda põhjustab või mis selle taga on. Lisaks alandab rukkis kolesterooli taset ja vähendab põletikku organismis ja pikendab ka täiskõhutunnet. Ja siin kohalikud, kellele ma regulaarselt leiva küpsetan, ütlevad, et pärast hommikusööki, milles sisaldub rukkileib, neil on kõht tunduvalt kauem täis. Eestlastena ma ei tea, see väga paika ei pea, rukkileib ikkagi kuulub või võib kuuluda pea iga toidukorra sekka, aga siin on paljud seda tõdenud, et rukkis kindlasti on kuidagi täitvam ja toitvam. Ja jällegi ma rõhutan, et rukkis ei ole ainuüksi leib, vaid rukkisesse valmistada on väga-väga palju muid pagaritooteid. Ja enne jäi mainimata, et ka näiteks makaronitoodetes on rukkijahu minu meelest väga tervitatav lisandus. Ja loomulikult mina ise selle valdkonnaga väga tegelenud ei ole, aga rukkist kasutatakse ka erinevate nii alkohoolsete kui mitte alkohoolsete jookide valmistamisel. Siin pruulikodades vahel on näha erinevaid rukkiõlusid ja ka rukkiviskit. Siin küll ei tehta, aga USAs üleüldiselt olla rukkiviski uus hiilgaeg saabumas ja viimase 5 aasta jooksul on rukkiviski tootmine suurenenud suisa 600%. Nii et jällegi tahan rõhutada, et rukkis on väärtuslik seemnest lõpptooteni ja ta on väärtuslik nii mullas kui toidulaual. Ehk siis parafraseerides minu juhendajat, Dr. Stephen Jonesi, teraviljade puhul ei ole küsimus mitte niivõrd väärindamises ehk siis nende väärtuse suurendamises, vaid tegelikult olemasoleva väärtuse nägemises. Ja siin põgusalt siis jälle, mis täpsemalt see väärtus on. Teraviljad on olulised viljavahelduses, neis on erinevates viljades on omakorda suur sordirikkus. Kindlasti ei tohiks seda kaotada, seemnepangad selles mõttes on olulised ja ka tagada see, et talunikel oleks ligipääs nendele erinevatele seemnesortidele.
ja et need seemned ei oleks, et erinevad sordid oleks esindatud mitte ainult seemnepankades, vaid tegelikult nad oleks ka meil põldudel kasvamas. Sellepärast, et miski, millest vähe räägitakse, on see, et erinevatel viljasortidel on tegelikult ju ka lisaks oma erinevatele agronoomilistele omadustele ka erinevad maitseomadused. Ehk siis see kontseptsioon, mis on meil veinimaailmas tuttav, see terroir, ehk siis see, kuidas erinevad veinid peegeldavad oma kasvupiirkonda ja kasvutingimusi, see täpselt samamoodi pädeb ka teraviljade osas. Ja kui meil on värskelt kiviveskil jahvatatud täisterajahu, siis need variatsioonid maitsetes erinevate sortide vahel on täiesti hämmastavad. Meil laboris on tehtud täistera juuretiste saiu korraga 25 erinevast jahusordist ja mitte ükski neist pätsidest ja maitsetab samamoodi nagu see järgmine päts. Ehkki juuretis on sama, millest see saiataines on alguse saanud, aga just see nisu sort ja see, kus see taim on kasvanud, et mõjutavad siis seda, kuidas see jahutoode maitseb. Ja eelnevalt ma korraks põgusalt ka rääkisin, et meil siin laboris ei ole eesmärgiks mitte geneetiline ühtsus, vaid vastupidi, mida rohkem mitmekesisust nendes sortides või populatsioonides on, seda parem. Ja ka see minu meelest on oluline printsiip, mida võiks ka Eestis jälgida. Ja mul endal on väga suur huvi ja armastus toidu vastu. Jällegi kõik teraviljad mitmekesistavad toidulauda ja on väga tore, kui kõik need teraviljad on ka esindatud meie menüüs, ehk siis, et see meie ainus kiudaineallikas ei oleks mitte nisu, vaid et me sööks ka otra, rukkist, kaera ja just täistera kujul. Ja loomulikult teraviljatooted ja teravili laiemalt on alati kohaliku toidukultuuri osa ja see on hindamatu väärtus juba iseenesest. Ja see, milliseid teravilju me kasvatame, see on ka viis keskkonnaga suhestuda. Ja rukkis eriti tundub, et on muutumas populaarsemaks valikuks just sellepärast, et tal on mitmeid agronoomilisi häid omadusi. Näide USA-st taaskord. USA keskosa, mis on tuntud kui suur maisikasvatuspiirkond. Seal talunikud olid pikalt hädas umbrohtudega, mis on resistentsed erinevate pestitsiidide suhtes. Ja nüüd talunikud juhuslikult avastasid, et kui nad aeg-ajalt kasvatavad nende monokultuursete maisi asemel rukkist, siis see rukkis just nimelt aitab sõdida ka umbrohtude vastu. Nende samad umbrohtude vastu, millest taimekaitsevahendid või siis mürgid jagu ei saanud. Suur tänu kuulamast. Siin väike valik laboris küpsetatud rukkileibadest. Siin üleval paremal nurgas on ainult täistera rukkijahust valmistatud küpsised ja alumisel fotol väike valik rukkiseemnete mitmekesisusest. Ja näete, kui suur on variatiivsus nii seemne suuruse kui värvi osas. Aitäh täna kõigile kuulamast ja kaasa mõtlemast. Jällegi mul on kahju, et ma teiega otse eetris ühineda ei saanud, aga palun võtke ühendust, kirjutage mulle ja kui te juhtute Ameerika Ühendriikidesse ja lääne ossa, siis kindlasti tulge ja vaadake üle, mis me laboris teeme. Aitäh teile! Nii, Laurale siis saame siitpoolt soovida. Hetkel on seal hommikul 4:30. Nii et siis loodetavasti kaunis tunenägu jätku. Ma vaatasin, et ta ei ole meil Zoomi tulnud ja nii nagu ta ütles, tegu on ju tegelikult salvestatud ettekandega, et küsimusi, ma usun, oleks kindlasti nagu palju. Taustaks ka nii palju. Tegelikult on Lauraga kokkulepe, et kui ta peaks nüüd Eestisse tulema, tal oli plaanis tulla nüüd jõuludeks, aga kuna vahepeal jõudis Eesti COVID nakatunute number 2000-ni ja sellised suured numbrid Euroopas mõnikord takistavad tagasi USA-sse saamist,
siis see on ka põhjus, miks ta pikalt ei ole kodus käinud, ehk et kuhu ma tahan jõuda. Lauraga on olemas kokkulepe, et kui ta tuleb Eestisse, ta on nõus tulema nii taimekasvatuse instituuti ja sellisel juhul kutsume ka siis oma head kolleegid teistest teadus-arendusasutustest kuulama ja siis seda ilmselt mitte 9, vaid võib-olla isegi 2 päevaks.